Eesti Keskühistu logistikadirektor Anne Soks. Tänane kõige olulisem uudis oli see, et Prisma ja Coop Eesti Keskühistu liituvad ja rohkem on sellest räägitud praegu nagu sellest kaubandusliku seisukoha pealt, aga mida see võiks kaasa tuua logistilises seisukohas? Kindlasti palju sünergiat, sest kaks täna tugevat jaeketti ja nende kompetentsid ühinevad. Kindlasti me tahame edasi tegeleda sellega, milles me head oleme, mida me hästi oskame erinevate režiimide logistikas siis, ja tahame kindlasti siis Prismale jätta Grupile siis jätta need kompetentsid ja need, milles nemad täna head on. Aga täpsemad plaanid selguvad, projektiplaani hakkame usinalt koostama. Tänane on praegu ainult ühinemise ostu-müügilepingu otsus. Konkurentsiamet hakkab nüüd toimetama. Meil on senimaani aega atra seada ja plaane teha. Kas võib eeldada siis, et ka Prisma Coop, mis praegu liigub suuresti läbi Via 3L, läheb siis nii-öelda Coop Eesti kesklat? Selliseid veksleid kindlasti me ei hakka välja käima ja Via 3L võib olla täna täiesti rahulik ja teha seda teenust edasi, milles nad täna head on. Et selliseid otsuseid täna ei ole. No üks, mis Rainer Rohtla Kesk-Eesti Keskühistu esimees nagu välja ütles, et tuleviku perspektiivis ja vaadates nüüd seda koostööd Sokosega või Soki võib näiteks hakata rohkem näiteks Eesti tootjate kaupa liikuma Skandinaavia poole ka. Kindlasti, et seda ma ühe selle tekkiva sünergia all silmas pidasingi, et kindlasti Coopi kaupluste sortiment rikastub täna nende heade toodete osas, mida Prisma müüb ja mis on turul tuntud ja on tarbija omaks võetud ja ka vastassuunaliselt, et kindlasti see Eesti tootjate ja meie tänaste tublide hankijate jaoks võiks avada uued uksed ka Soome turule. Ja Eesti ostjate jaoks tähendab see laiemalt kaubavalikut, ma saan aru. Absoluutselt, et kui te täna võrdlete suurimat Coopi Maximarketit ja Prisma tänaseid suuri hypermarketeid, siis sortimendis on vahe täiesti märgatav ja siin on ainult tarbijal võit. Nojah, et kas Rainbow jääb alles Coopis või mitte, et seda vist on või vara rääkida. Jah, selliseid asju täna me ei kommenteeri. Igal juhul palju edu teile ja aitäh. Suhtleme edasi. Aitäh.